täna saates Kati Rannamees. Persoonitund ja täna on siis siuke huvitav asi, et me räägime ühe persoonitunni saatejuhiga, kes ta selline on ja miks ta siia saatesse üldse tuli saatejuhiks või mis talle siin saates nagu huvi pakub üldse. Miks? Hea küsimus. Minu nimi on Kati ja miks ma tulin siia, sest ma näen, et see on üks võimalus meediat uuel moel edasi anda ja sellisel viisil, et me ei aja negatiivset taga, mis klikke toob, vaid toome kõik positiivse ja vajamineva juttu, mida teie pole saanud ära rääkida, nüüd esile siis. No, ja miks me siin Drifti hallis oleme üldse praegu? See siit sai kõik alguse minu jaoks. Ma ei oleks sinuga siin koos, kui Drifti halli ei oleks. Ma ütlen ausalt. Niimoodi või? Jah, sest tegelikult meie Anteroga saimegi tuttavaks TikTokis, sellepärast, et mina hakkasin reklaamima siis seda sama ratast ja seda, mida sellega teha saab, ehk siis Drifti halli tegevust ja sealt saigi tegelikult minu jaoks kogu see teekond alguse ja miks ma üldse nüüd praegu istun sinuga siin kõrvuti. Ja kuhu me siis praegu minema hakkama? Ühte minu lemmiktegevust tegema. Mul on see, et me täna ei räägi nendest Drifti ratastest nii väga palju, sellepärast, et ma räägin sellest iga päev, kellel huvi saab mu TikTokist vaadata, mida need ägedad masinad teevad. Ägedad masinad on. Ma võiks nendest rääkida, aga täna pole see päev. Täna vaatame siis, kes see Kati tegelikult on. Kes see Drifti halli juhataja taga tegelikult on. Mis talle tegelikult meeldib ja lähmegi seda kohe vaatama. Oleme siis tagasi peale pausi. Oleme siis tagasi ja nüüd hakkame vaatama, millega siis Kati tegelikult tegeleb. Nii et mina on rattaga ja tema... Mina olen rulaga, longboardiga kui aus olla. Ja kes ei tea, siis jah, that's my thing. Olen tegelikult longiga sõitnud 5 aastat ja alguse sai see tegelikult Londonis mul see huvi. Sellepärast seal on tänavad ja sai need tänava... Tero jõuab ka järgi. Mul mäest alla minek, vaata. Päris äge. See on sul siis üks lemmikhobidest, nagu ma arvan. See on mul siuke hobi, millega ma tegelen, siis kui päev on läbi, siis ma lähen hea meelega sõitma välja, sest Eestis on imeline suvi tegelikult. Olen välismaal nii palju kordi elanud ja muidugi alati soojal maal. Ja ma võin öelda, et Eestimaa suvi on ikkagi väga hea. Võrreldes isegi, kui ma elasin Assuuridel Portugalis keset Atlandi ookeani, siis isegi tolle suvega ei saa Eestit võrrelda. Et meil on ikkagi parem suvi. Mulle meeldib vähemalt. Võib-olla see, et ma olen eestlane, võib-olla selles on asi lihtsalt. Palju sa kukkunud oled üldse? Väga vähe, väga üksikud korrad. Alles hiljuti, kui siis käisin Käntsa, nii et kulmu tuleb tagasi joonistada veel, aga mõned karvad lendasid ja jäid sinna maha, aga muidu väga-väga harva. Kukkunud oled palju või? Ei ole kusjuures. Ma olen üldiselt enamus asjadest, mis ma ette võtan, ma olen üldiselt hea ja ma teadvustan endale, mis ohud on ja siis ma üritan neid teatud piirini siis vältida. Aga kuna mulle ekstreemsed asjad kõik meeldivad, siis alati ei õnnestu loomulikult. Aga kui kukud, siis korralikult. Aga siis mul on see teema, et siis ma tõusen püsti, siis ma naeran selle peale, siis kõik on mingi, mis see viga on. Peame korraks siin kinni ja me teeme väikse vahetuse. Näita siis televaatajale ka, mis setup siin ratta küljes hetkel on. Pilt kodus ära? Pilt peabki olema eest ära praegu, sellepärast, et ta säästab meil akut. Okei. Nii, setupi tahad näha või? Jah, sa võid keerata korra teistpidi seda näidata, et ma... No nii, ühesõnaga, siis Anterol on... Antero, te teate, kõik tegeleb meediaga. Mul on tunne, et tal on väike siuke hullus peale tulnud, sest iga kord, kui ta muga ühendus võtab, ma tellisin seda uue asja, siis ma tellisin selle kaamera, siis ma sain need valgustused. Aga Antero tahab head asja teha, selles see asi ongi. Ja vaadake nüüd. Nüüd tuleb meil siis käsiständ. Ja läheb Antero hakkab näitama, kuidas käe tahti sõidab nüüd. No tuleb jah, filmida veidike teistmoodi ka vahepeal, ega ei saa, nii et... Sa olete kogu aeg ühte nurka vaatan, jah? Kõik on rattakaadrid. Ja kõik on siuke interaktiivne saade, on kõik jookseb alati selles mõttes, et me ei valmistu
kunagi ette, et nii, kaamera number 2. Valmis. Ja activity. Lähme liigume. Tartus kahjuks ei ole väga palju teid, kus sõita selle longiga veel. Tartus ei ole jah väga palju. See on isegi väga hea sile. See on hea, jah. Ennem kui ma siia poole sõitsin, siis lammutas päris korralik tuul. Praegu on ka päris kõva tuul, aga see ei takista meile saadet tegemas. Ning nüüd näeme siis lõpuks, millega see Kati üldse tegeleb, et selline endal üks ikka vaba aja huvi. Vaatame jooksvalt, kuhu me ennast poetame ja räägime veel törts teist juttu. Mis see kiirus on, tippkiirus selle pealt, kui sa oled nagu selle rula peal niimoodi? No ütleme niimoodi, et see sõltub väga palju asfaldist. Asfaldist? Hästi palju sõltub asfaldist, hästi palju sõltub ratastest, mis tugevusega rattad on, laagritest ja siis enda füüsilisest vormist. Ma ei saa öelda, et nii palju selline kiirus on, ma ei ole kunagi mõõtnud kusjuures. Aga ma tean, et kui ma Riiamäest ikkagi selle kalla lasen, siis on see, et autodega ma sõidan sama kiiresti, nii et ma ei tea. Enam, kusjuures praegu veel, ennem kui ma olen nagu ennast sisse töötan nii-öelda ja vorm on piisavalt hea, siis ma ei lähe sealt alla praegu laskma. Kuhu me liigume? Alekoki poole või kuskile? Seal on vist... Võime siia Alekoki taha minna, seal peaks pingid olema, võime sinna vahetada. Vaatame sinnapoole, jah, seal ees vaktsineeritakse. Aga vaktsiinime tegema täna ei lähe. Aga ootame siis, kui läheb roheliseks. Nii, väike ülekäik on siin. Veidikene linnapilti ka. Ja ega see rulatamise ajaks tõesti ta ei soosi väga see Tartu linn seda, aga on kohad, kus saab käia kenasti, nii et tšau! Klassiõde endine põhikooli aegne. Nii. Persoonitunni 3. osa ja... Pane eest minema, Tenno tuleb järgi. Vaevaliselt, aga tuleb. Nii. See on probleem, see siin. Sellepärast ma olen küll lendanud maha selle rula pealt, kui ma sõitsin Tartu kesklinnas. Eriti piinlik olukord muidugi. Mingid kuumad kutid on sul foori taga oma ilusate autodega ja siis tuleb rannamees Kati sealt ja mõtleb, et näitab, et paar sekki veel jõuame üle, on ja. Aga siis ma tõukan ja siis ma lendan. Mitte ei sõida rulal enam sellepärast, et rula jäi sinna äärekivi taha ja mina olin keset teed pikali maas ja piinlik moment, aga need tuleb alla neelata ja asi korras jälle läheb edasi. Peaasi, et pea pooleks ei ole? Ei ole veel õnneks olnud, jah. Ma olen muidugi halb eeskuju, ma näen nagu seda vabadust selles, et ma ei pane kiivrit pähe ja põlvekaitsmeid ja asju, nii et ma tean, et see on halb eeskuju ja kõik on ju. Need ahistavad siis või? Ma ei tea, see ei ole, mulle ei meeldi kiivrit. Vaatake mu juukseid, need lokid on nagu nii precious. Kuule, seal on palju ägedamad aparaadid, lähme nende juurde. Me hakkame veel trenni ka tegema. Jaa, Terrum on mingi hull trennihundiks hakanud jälle. Suhkrut enam ei söö, sõin oma marsid ja tuplad nii palju ära, kui mu nisu täis sai. Ja nüüd hakkasin jälle korralikult trenni tegema. Siis ma tean, et mõnda aega ei saa. Kus sa trennis käid siis? MyFitnessis. MyFitnessis? Jep. Oled sa esimest aastat või rohkem juba? Ma olen aasta aega, ma olen Eestis tegelikult olnud ju ainult 1,5 aastat umbes. Ja selle aja jooksul siis on mul aasta aega olnud nüüd see pakett. Ja siis tänu sellele ma siis seal käingi. Asi, mille peale mina ei julge minna. Taha proovida või? Sellega ma paneks sükse rähna, et vähe ei ole. Ei taha proovida. Isegi taha proovida. Ei taha proovida isegi. Võiks aga ei julge. Selle kohta öeldaks, et võta munad pihkud ja ära. Come on, teeme ära nüüd. Ei ole midagi. Tere, ma õpetan sind. Ma hoian sul käest ka kinni, ma luban. Minul käest kinni või? Jaa, tule. Ma õpetan sind väga lihtne, ma hoian sul isegi jalga siin rularatta peal, et ta veerema kohe ei läheks. Nii, astuma pead siia ette. Mitte kuskile mujale. Ühe jalaga siia peal. Jah,
nii, ja teine jalg on kõrval paralleelselt lauaga. Mitte niimoodi, Kuidas? vaid paned siia kõrvale niimoodi teise jala. Nii. Just lähemale, kõrvale, siia, veel edasi. Eesmärk on siis sul niimoodi, et sa nüüd tõukad, lased sellest põlest alla, toeta selle jala peale ja teisega nüüd lükka. Teisega lükkan. Jah, nii, ja jalg tõsta üles, nii, ja nüüd sa peaksid... Tubli on, Terro sai laua peale seisma tasakaalu. Okei, päris hea. Asi seegi. No said proovitud vähemalt, noh. No vot. Ei ole ta midagi nii lihtne, kui tundub. Vana inimesel tõmbab hapniku kinni. Ilmselgelt on see minu jaoks väike keeruline, aga mitte ületamatu. No nii. Prille vist ei ole praegu vaja, päike enam ei paista. Päike ei paista tõesti. Ja mina olen suur suvearmastaja. Prillid jooksvad ma armastan suve ja sellest ma ei ole Soomes 15 aastat käinud, sest mulle ei meeldib küll. Ma olen alati lõuna poole, kui minek on. Neid välitrenni alasid võiks tegelikult rohkem olla, jah? Neid on, kusjuures tegelikult on. Ei ole. Ma räägin, ma ei ole Eestis olnud üldse väga, et ma olen nii palju Eestist välismaal elanud, et ma alles otsustasin, et see aasta on see aasta, kui mina õpin Eestimaad tundma. Nii piinlik, kui see ka pole. Ma olen tegelikult Eesti patrioot ja ma ei ole Eestit tegelikult väga palju näinud. Ei ole Eestis olnud? No jah, ma olen kohe, ma lõpetasin gümnaasiumi ära. Ma läksin ju välismaal ära kohe. Läksin ära Kreeta saarele tööle. Ja siis pärast sealt edasi... Tervisesporti tehakse. Samal ajal ollakse internetis. Moodsadajad. Number 2. Antero ütles, et neid tuleb veel. Selles on asi, sellepärast ta nummerdabki neid. Iga asi omal ajal. No nii täpselt on. Mis meil veel on? Miks sa kassidena kaasa võtad? Sul on üks kassid ka. Kus see pärit on? Selle võtsid välismaalt kaasa? Ei, Russia on saadud mulle Eesti loomakaitse seltsi kaudu, sest ta on siuke äbarikka ja keegi teda ei taha ja siis ma võtsin ta endale ja osutus üliägedaks kassiks, nagu ma ei anna teda ära. Mitte kellelegi ei anna ära? No, that's my cat. See on minu kass ja sellepärast, et ta on hästi tore ja ma lihtsalt oskan temaga juba ümber käia. Mina ja minu kass. Mis su väljavaated on üldse edaspidised? Mis mu väljavaated on? Issand jumal. Ma tahan maal ära kolida. Maal tahad? Jaa, täiega. Ma tahaks maal ära kolida. Ma olen maakas. Ma tahan omale eeslit. Ma tahan omale teise korruse aknast zipline'i ehk siis seda trossi, millega lasta otse tiiki. Siis mul on vaja teiselt korruselt ülevalt alla esimesele tuletõrjeposti. Ma olen alati hommikul mõelnud, et hommikul mantel selga, tuletõrje postist alla, otse kohvimasina ette, mis niimoodi või? Ja, mul on kõik plaanist paigas. Ja siis on vaja hädasti mul veel sauna ja siis ma hakkan seenekasvatusega tegelema. Kus see ekstreemspordi vastu see, ütleme, huvi ja värk tekkis üldse sulle? Mul ei ole mitte ainult spordi, vaid igasugused ekstreemsused kõik nagu... Tihtipeale ma kuulen, mind on isegi välismaal Egiptuses, kui ma elasin, siis minu hüüdnimi oli Magnuna. Mis tähendab Magnuna ehk siis hulluke naiste rahva kohta öeldes siis. Magnuna, jaa. See kõlas nii ilusti ja siis mulle meeldis, kui nad ütlesid mulle seda, aga see tähendas ka hullukest, aga seda on igas riigis on mind vist hulluks kutsutud, sellepärast ma veits siuke ülim ekstravert ikkagi ja a little extra, nagu öeldakse, isegi Eesti mehed ütlevad, ma olen natuke ekstra. Ma olengi ja ma olen hästi siuke mitmekülgne, 15 inimest ühes ja nii edasi. Et aga see ekstreemteema, ma arvan, et hästi palju on süüdi minu isa, et ma üldse nagu spordi peal olen jõudnud ja sellepärast, et ta tegeles hästi palju spordiga ja ta vedas mind ja ka mude hästi palju igale poole jalgpallivõistlustele, korvpallivõistlused. Sellest sai ka minust hiljem sai korvpallikohtunik. Et ja mulle väga korvpall meeldib ja sealt kõik muud spordialad, ma tegelen nii palju spordialadega, et ma ei tea, kas mul kõik meeldegi tulevad. Ja siis ma arvan, et sealt on kõik tunded ja siis oled vaata, proovin mingeid asju ja siis tahad nagu natuke ekstreemsus kogu aeg piire kombata ja siis lõpuks nagu jõuadki selleni, et lased Riiamäest 50 kilti tunnis rulaga alla ja ikka on vähene. Nii on. No päriselt on nii. Meil pole kaamerameest, me peame ise tegema kaameramehe töö. Kes tahab kaamerameheks hakata, võib alati kirjutada info@persoonitund.ee ja iga abi on meil alati teretulnud, et kellele see sari meeldib, siis kirjutage ja saate alati abi pakkuda kõikvõimalike asjadega, alates veepudelist lõpetades
kütusekaardi ja kaameramehega. Kus sa õppisid või mis sa teinud oled? Sa oled koolis ka käinud üldse või? Natuke olen, pokon. 4 klassi ja see koeraga pooleks. Ja. Ma olen ju lamedamaa teoreetik, sa tead küll, vaata. Kui mingi teine arvamus on, siis on lamedamaa teoreetik. Lamedamaalane. Ma küll palun selgitage ära, nagu kuidas see seos minuga on, aga pole ma ei viitsisegi sel teemal tegelikult väga pikalt rääkida, aga see on naljaks lihtsalt. Inimestel on see lamedamaa teooria on vist pigem sellest, et kui keegi julgeb raamidest välja mõelda või mõelda teisiti. No eks mul on ka siuke hästi tugeva iseloomuga inimene, et mul samamoodi on väga välja kujunenud arvamused, väga kujunenud, ma olen ainuke asi, mis ma mõtlen, ma olengi tolerantne, ma olen väga tolerantne. Kusjuures oled? Sellepärast, et mul on ükskõik, sa võid liberaal olla, sa võid olla mustanahaline, sa võid olla gei, sa võid olla mis tahad, kõik on jumala okei. See ei tähenda, et te peate mulle meeldima, et mulle peab mingid asjad, mis te teete meeldima. Ei pea, mitte kõik ei peagi meeldima, mina ka ei meeldi kõikidele ja seetõttu ma arvangi, et ma olen väga tolerantne inimene, ma räägin nende inimestega, tahan nende seisukohti teada, ma ei vihka neid lihtsalt, ma vihkan sind, ma ei vihka üldse kedagi, sest ma ei viitsi, see on nii mõttetu tegevus. Meie puhul on veel see pull, et mina tegin vaktsiini, aga Kati ei poolda vaktsiini, nii et see juba aga näitab... Aga ma vihkan nüüd sind sellest. Ei, see näitab juba tegelikult selle persoonitunni 2 erineva saatejuhi maailmapilti ka teistmoodi. Et kuigi me mõlemad oleme, see on apoliitiline saade, las see jääb saladuseks. Mõttekoht. Me mõlemad oleme... Ja. Ühtpidi oleme sarnased, teistpidi me oleme vastandid, aga me saame ikka väga hästi, need asjad, mis meid ühendavad nendes osades, me saame väga hästi läbi tegelikult. Saame küll. Nii et mina ei näegi probleemi, et inimesed peavadki olema, aktsepteerima, et me olemegi natuke erinevad kõik igal ühel. Minule ei meeldi kõik inimesed, mina ei meeldi kõigile, see on nagu kõige asja point, et laseme olla igal ühel see, kes nad tahavad olla. Seni kuni kellelegi liiga ei tehta, on kõik hästi. Arvad nii? Jah. Midagi peale ei suruta, midagi sind ei mõjutata, manipuleerita mingid asjadega, mis on kõik hästi, aga kui ma näengi, et manipuleeritakse inimestega, kes võib-olla ise täpselt aru ei saa, et nendega seda tehakse parasjagu, siis see jääb mul küll kopsu üle maksa veitsa. Mulle meeldis siuke asi, kui nõrgemate liiga tehakse, seetõttu ma seisan ka selle kiusamise teema eest TikTokis. Sul oli ju ilmus artikkel. Täna hommikul sain ajalehega näppu ja istusin ja sain hommikul putru kohvikus ja vaatasin ja lugesin ja olin väga rahul. Päris paberkandjal oli. Ja Tartu Postimehes põhilugu 2 lehte ja minu ilus suur pilt keskel, ees ma kiitsin, et hea pealkiri ja ilus pilt, nagu minust harva tehakse häid pilt, aga see oli tõesti ilus. Paistab, et ma olen õigel ajal õiges kohas. Mis sa rääkisid seal rulavärgist? Ei, ma rääkisin seal küberkiusamisest. Ja ka sinu kommentaar on seal täitsa olemas. Ja Anterolt küsiti kõike kommentaari, aga Antero kommentaar on lisatud, politsei kommentaar on lisatud ja tegelikult seal tuleb väga hästi välja, et tõepoolest, kuna politsei tegeleb ikkagi kriminaalkorras asjadega või kuidas öeldakse, et nagu tõsisemate asjadega, siis siuke verbaalne ahistamine ja see kõik, see läheb paragrahvi alla, see läheb. Aga selle jaoks tuleb pöörduda advokaadi poole ja siis tuleb nendel inimestel, kes on nende alaealiste laste vanemad, neid tuleb tõestada, nad on teinud endast olenevalt kõik, et nad on üritanud takistada seda, et nende laps ei saa tarbida seda sotsiaalmeediakanalit, kui nad ei ole isegi vastavas vanuses. Ja teine asi see, et nad käituks seal siis korrektselt niimoodi. Kas seal oli, ütleme, mingi juristi poole pealt oli ka keegi? Ja Robert Sarv andis ka oma vaate sellest ja tegelikult on Eestis on väga huvitav, et nagu ühtepidi ma nagu loon pretsedenti sellega, et Tartu maakohus tegi väga veidra otsuse vahepeal, mille ringkonnakohus ümber lükkas, et meil on sama kohtusüsteem, aga see on nagu nii veider, et Tartu maakohus läheb asju ühtepidi ja Tallinnas käivad asjad teistpidi ja siis meil on sama kohtusüsteem. Et üks küsib, et ütleme niimoodi, et kui sa annad 170 inimest, nagu mina olen praegu teinud, oled andnud Robert Sarvele, et ole hea, nagu uuri välja, kes need on. Siis Tallinnas, kui sa esitad hagi ja sa annad näiteks 100 inimest sinna, et tuvastada siis need inimesed, siis küsitakse 50 eurot riigilõivu. Tartus küsitakse absoluutselt iga isiku eest 50 eurot. Sama kohtusüsteem. Päris riik riigis. Riik riigis, jah. Meil on Vatikan Tartus. Päris hull. Aga ringkonnakohus ütles, et no, nii ei tee. 50 euri kõigi eest. Nii et selles mõttes see otsus ja lükati ümber. Ja, aga sa lõiki pretsedendi ju.
keegi peab seda tegema. Selles mõttes, et edaspidi ju lähtutakse sellest. Jah, see ongi see, et ongi jumal tänatud. Ringkonnakohus on ju kõrgem kohus kui lihtsalt maakohus. Jah, aga nüüd ongi see, et nüüd on samm edasi tehtud, et nüüd oleme tagasi maakohtusse, et juba puhtalt see võtab aega, et jõuda sellest punktist A, punkti B, et seal on vahepeal nii palju takistusi, et saada nüüd neid isikud teada, aga tegelikult on inimesi, kes on juba kui tulemusestest rääkida nüüd, kus me jõudnud oleme, et osad lapsevanemad on ikkagi kätte saadud ja nendega otsavad vagad juba rääkinud, aga siis neil kipub olema see pea liiva alla peitmise taktika, et küsitakse, et kuidas te näete lahendust, et mis te pakute lahendusena, siis nad ei suhtle enam ja hoiavad nagu madalat profiili, mõtlevad, see asi teema kaob lihtsalt ära. Aga see ei kao mitte kuskile, et nagu ma lubasin ükskord, kui ma ütlesin ükskord TikTokis, et kõik vastutavad, siis ma pean oma sõna. Praegu naerdaks, et sa ei saa mitte midagi teha, aga ma vaatame seda asja, kes viimasena naerab paremini ja ma teen seda puhtalt sellepärast, sa ei kujuta ette, kui paljud mulle kirjutanud isiklikult on lapsed. Sellest on juba varsti pool aastat möödas ka ju. Sellest ongi. Ja minul on kurb tegelikult lugeda igapäevaselt neid see, kui sulle Instagrami lapsed kirjutad, 9 aastat, 10 aastat kirjutavad, kuidas ma ei tea, mingi kambaga lihtsalt kõiged koolis kiusatakse, siis läks mindi koduõppele, siis koliti sealt sotsiaalmeediasse, siis terve kambaga siis on otsustatud küla lapsed kõik, et tavai, selle valime välja ja tema siis mustame teda, teeme temast mingid rõveda sisuga mingid postitusi ja laimame ja nii, et lapsed peab minema sealt ja siis öeldakse, et mine minema, kui ei meeldi. Aga minul on nagu veider nagu sellest aru saada, kus selle loogika on, nagu minust on see common sense, et nagu minust peaks ikkagi karistama teda saama see, kes vääralt käitub, mitte see, kes on nagu selle ohver, et see on nagu see, mingi me oleme jõudnud kuskile, ma ei tea, sinna Kesk-Aasia või sinna kuskile kolmandasse riikidesse, kus vägistatav on süüdi, mitte see, kes vägistab, eks ole. Et minu jaoks see ei toimi, et me oleme siiski õigusriigis ja see, et mina olen meelelahutaja, nagu siin kohtusüsteemis on ka tulnud intsidenti, kus öeldakse, et aga sa oled meelelahutaja, sa pead arvestama sellega, siis see ei ole mitte kuidagi pädev. See ei ole pädev lihtsalt, see ei ole lihtsalt, et nagu ma ei tea, ma kujuta ette, et nagu kust otsast see nagu loogiline üldse kellegi tundub. Ja sellisel tasemel, nagu kõrgel tasemel räägitakse, kohtusüsteemis räägitakse sellist juttu, siis sorry, meil on, nagu EKRE poisid ütlesid, et peavad veerema hakkama, et sorry, aga see vastab tõele, et midagi on väga mäda sealt. Aga ma arvan, et siia saatesse persoonitund me kindlasti kutsume mitte esimene hooaeg, aga teine või kolmas hooaeg kutsume kindlasti mingi kohtunikuga rääkima. Huvitav oleks lihtsalt teada, mismoodi on näiteks ühe tippjuristi päev näeb välja või kohtuniku päev või mida tema üldse eraelus teeb või on tal üldse aega eraelu jaoks või meie siin võime ju lahmida igasuguseid asju kokku mõelda, aga võib-olla see tema elu on hoopis teistsugune. See on vaid arvamus, mida ma avaldab. Ilmselt ta ei istu niimoodi multsi sees nagu meie siin. Mina istun rula peal ja teen intekat praegu. Aga jah, selline see saade meil siin on. Ja, vabas vormis. Vabas vormis, jah. Näed, isegi päike tuleb välja. Alustasime ju saadet vihmasabinaga. Et me kindlasti edasistes saadetes üritame seda persooni ennast nagu esile tuua. Ja täna ongi see saade just sellepärast ka Katiga, et me ei tea temast ju tegelikult mitte midagi. Veidikene ma tean, et tal on rula, mille ma olen hõivanud, mille nurga peal ma siin hetkel istun ja mul on seal ratas ja seal värvitakse toole hetkel, mida ma ka korra elus olen näinud, siis kui ma laps olin. Ja väljas on tegelikult isegi parem ilm, kui me oleks osanud arvata, sest pidi ikka vihma tulema. Pidi ikka korralik vihm 3 ajal tulema, jah. Ei saa nuriseda. Üldse ei saa. Kuidas sul siis, küsime sellise tüüpküsimuse ka, mida siis igaüks küsib, et kuidas sul siis inimsuhetes läheb? Sa ei pea vastama. Ei, ma võin vastata. Ma olen olnud nüüd vallaline 2,5 aastat. Ja ma olen ära harjunud vist sellega juba ja see inimene, kes minu ellu tuleb, peab extraordinary olema super inimene, kes lisab mu ellu midagi juurde. Mitte ei pea mina mingit projekti ette võtma. Ma olen väga toetav inimene, on väga true inimene, aga ma ei ole nõus enam oma mingit põhiasju, millest ma ei ole nõus loobuma lihtsalt. Vaata, küsid, miks ma naeran. Mu selja taga on jänkupoist. Kohe üritan kaameraga enda õla tagant seda filmida. Jänkupoiss jääb peale või jää.
see ei ole poiss, tüdruk. Jänku tüdruk on. It's a girl. Roosade kõrvadega. Nii vahva. Mina kannan ka siuksi mummusi peas kogu aeg. Mulle ka meeldivad. Üks on kindel. Tal on vedanud. Ei ole jahihooaeg. Jahihooaeg ei ole. Ma kannan karukõrvu, nii et mul ei ole nii suured jah. Aga ma kannan jah. Sa näed seal Tartu Postimehes on see pilt üle, seal samas on ka need 2. Seda ma kogu aeg kannan. Ma ei ole veel aru saanud, ma 32 olen, 3 tahtsin 32. Aga meie läheme nüüd siit pausile ja tagasi tulles oleme me uues kohas ja vaatame, mida siis Kati veel toredat meile räägib. Oleme siis tagasi ja kus me nüüd jõudsime? Nüüd oleme kuskil silla all ja sulle meeldisid, mis asjad? Linnud, loomad? Mulle meeldib kõik loomad. Kõik loomad. Ja nagu juhuslikult mis see tipukene on siin? On meil siin üks tibulinnukene. Tibulinnu. Sõnates mõttes tibulinnukene, aga tal on vist midagi viga. Kas sa tahad süüa? Ma toon sulle midagi head. Sinuga juhtunud on? Kas su elu on elatud? Ei ole, ta lonkab jalga. Ta on haigekene, jah? Mulle nii meeldivad. Cute. I want a selfie with a dove. Miks see ei ole turteltuvi? See ei ole turteltuvi. On tavaline tuvi. Tavaline tuvi. Keegi endale pähe sittund, selga sittund. Moene loo. Aga see peaks õnne talle tooma. Aga jah, ma tegelikult sõidan siit rulaga päris tihti mööda siit silla alt, sellepärast mulle meeldivad need maaringud siin seina peal. Graffitit siis. Minu jaoks oli hästi üllatav oli see, et ma arvasin, et me ei hakka siia tulema, sellepärast, et Puusti mu ego. Oli, ma arvasin, et siia sõidab paar tundi, aga üllatav, et see sama rula siin, mida me näeme, see, millega Kati siis ringi kütab, see on siis selline, ma jäin rattaga taha temast. I'm just so fast. Ma olen lihtsalt kiire. Ja vaata teisi tegelikult longboardeid, kes sa näed siin linna peal, nad on suht aeglased. Nad ei ole harjutanud, sest Eestis ei ole nagu neid teid olnud, see ei ole nii viimaste aastate asi. Longboardid on ju põhimõtteliselt on ju nad selle... Nad on kruiisimise jaoks. Kruiisimiseks, neil on ju see ka, et neil on see... Mõned on akudega. Jah, ma tahtsin... Mina ei taha akuga. Aga kas nad on veel suuremad? Nad on natuke... Ei ole kusjuures, nad on kõrgemad tavaliselt, lihtsalt, et see aku siin alla ära vist mahuks. Aga mulle ei meeldi. Mulle meeldib see kogu see tõukamine, see, et ma teen trenni, ma teen kükki iga kord ja kui ma teen iga kord teed kükki. Iga kord teed kükki? Jah, jumala hea ju. Ja tõukad. Jalad teevad tööd. I like it. Jalad teevad tööd. Jaa. Mulle meeldib sport. Ma olen sulle öelnud. Mul on uued eesmärgid muideks ja kes tahavad mind toetada ja keegi, kes tahab mulle õpetussõnu jagada, sest more than welcome, sest ma olen võtnud endale ette nüüd uue asja. Kas sa tead, Antero, mis asi see on või? No. Miks ma sporti teen praegu? Mis eesmärgil? No ütle, mis su eesmärk on saada... Lavale. Sa tahad fitnessiga? Jaa, ma tahaks bikiini fitnessiga tegeleda. Bikiini fitnessiga? Jah. Aga mul six-pack olemas, siis nagu sealt edasi pole pikk teen. Ja ma olen vaata terve elu. Mul on ema vaata enamus... Lenny Kravitsit võib, aga ei ole. Hästi tervislikult toitunud ja ema on nagu omalt poolt kõik teinud, sest ta on kõik niisugused juurviljad asjad, mis vähegi kodus sai kasvatada, kõik ta kasvatas ise. Ja mul on tervis mingi ülikorras lihtsalt, nagu välja arvatud üks häda on mul. Aga see pole minu söö, see on geneetiline, mul on defekt. See kõlab nii hästi. Mis defekt? Mul on defekt. Leiden-V-sündroom, ehk siis mul on veri paksem kui normaalsel inimesel ja mul on tromboosi õht väga kõrge. Ehk siis mul on tegelikult, mul onu suri 27 aastat sama haiguse pärast ära. Sellepärast sina ei tohigi vaktsiiniga teha. Ja ma ei tohi paljusid asju teha. Ma ei tohi alkoholi juua. Trombioos on jah siuke ja kui me võtame selle katku, siis see katk on jah siuke trombiosi tekita, opa, me saab siin läheb.
no need on uued masinad. Mulle meeldivad siuksed asjad kõik. Kaua see kannatab? Kaua see kannatab? Laud on erinevaid, neid see vastavalt pikkusele, kaalule, kõigele saab sättida. 95 kilo on siin. Saad kindlasti rula endal, mis on 95 kilole. Aga kui praegu sina istud siia juurde, siis on kõik sellega. Ei, ma ei usu, nad on väga vastupidavad tegelikult, nad painduvad väga hästi, nad on väga siuksed flexible. Ja. Väga flexible. Väga paindlikud. Ma räägin, see välismaal elamisest on jäänud see rumal komme eesti keelt segada inglise keelega. Ja, väga halb kogemus. Mis sa jood selle selleks? Ma armastan neid Jim Junkie Boostist. Ei ole jälle kinni maksud reklaam, ma lihtsalt armastan neid. Jim Junkie. Jim Jam, ma olen tulnud omale vee vahepeal. Aga jaa, mulle meeldib sporti teha, aga mul on eluaeg sport meeldinud. Eluaeg on sport meeldinud. Ja ma tegelikult tahtsin mingi hetk saada pikama jooksjaks, käisin isegi Kivilinnas, endisene Kivilinn, siis praeguseks on Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Käisin kõik esimese spordiklassi lennus ja pidi saama siis pikama jooksjaga, siis oli vaja minna hädasti jalaga operatsioonile. Ei olnud tegelikult. See oli minu ema vist väike soov, et mu jalad korda saaks, ma saan täitsa aru. Aga põhimõtteliselt ma ei taastunud sellest mitte kunagi ära ja siis ma tegin teise operatsioonist. Esimene läks aia taha, tegin teise otsa veel ja siis oli minu jaoks kõik metsas, enam sealt midagi tulnud ja sellepärast ma ka jooksma saan käia. Mul on mingi trauma jäänud sellest, et nagu teed trenni palju ja pingutad ja siis nagu ei tule sellest mitte midagi lõpuks. Tuled istud äkki siia kõrvale ja räägime siinpool. Meil on siin äge taust. Ja mulle meeldib see taust, see on väga äge. See on lahe ja nii. Vahepeal peab sättima neid vaateid ja asju. Ma pean oma sellest... Ma pean sul nüüd trenni kutsuma. Terve peab muga trenni tulema. Teeme suga seal igast harjutusi ja siis me teeme ühe laivi sealt. Ma juba teen trenni. Ma teen ka trenni. Ma võtan selle. Tühikang. Vale pidi on raskuskese. Korras. Eks ta ole siuke saatejuhtimine on ka oma ette töö, et... Ei no, sa mõtle praegu tegelikult sa teed trenni, sa sunnid minuga väljas kaasa sõitma lihtsalt, sest mina ütlesin, mina tahan rulaga kindlasti ringi sõita, kui me teeme seda saadet, sest minu jaoks on see rula teema nagu nii minu, lihtsalt ma ootan kevad, et Eestis, et saaks sõitma minna, sest ma veedan kõik oma hilisõhtud üksinda rulaga, muusika kõrvus helisemas ja oled nii oma mõtetes ja täiesti. Mis sa kaassaatejuhina nagu, ma mõtlen, et keda sa tahaksid näha veel? Siin ütleme, avalikustame ka kedagi, keda me veel siia kutsume või? Ma ei tea. Me võime hakata tiisereid üles panema vaikselt, ma arvan, see on mõistlik. Tiisereid? Ja, et anda vihjeid, kes see on, mis nad tahavad ära arvata, siis ma võin nendele sellest tasuta Drifteri kinkekaarte anda näiteks, kui ära arvata, kes see tuleb järgmisena. Ja, see on päris hea. Või keegi teine. Hakkame vihjed andma vaikselt ja anna vist, kes ära arvab, siis saab Drifteri tulla tasuta. Ja. Aga tegelikult ma vaatan, et kes meil nagu silma on jäänud, need ei ole need, kes on sul Elu24 esikaane peal mitte kunagi. Nad ei sattu sinna ja see ongi see, et need, kes seal on, need on sellised kõmu tekitavad inimesed on ju, aga meie eesmärk ei ole kõmu tekitada, me ei taha seda. Me ei taha. Kui keegi arvab, et meil on planeeritud, kõik ei ole, meil sai üks aku tühjaks. Ma vahepeal panen teise aku see sisse, et muidu saade ei kesta. Ja ütlen üle kohe, see on nagu reaalne official palve. Kui mingi, ma räägin sellest üks asi, mis mulle suvega veel kaasneb, see on mul väike häire vist, isiklik häire, et mul hakkavad käed värisema, kui ma mootorrattureid näen. Paigiga mehi. Kui keegi tahab mind paigiga sõitma või oleks nii lahke ja viiks mind, ma oleks väga tänulik. Aitäh! Ja tore oleks, kui sa ei oleks ühe aasta seal paigi peal istunud, vaid ikka pikemat aega, siis ma tulen. Ma veits kardan ikka, sest ma olen Londonis kimanud ringi MV Augusta F4-ga ja väga kiiresti ja nende kiirteede peal, aga väga oskusliku sõitja käal. Aga mulle meeldib kiirus ja kõik see ja ma teen oma see aasta load ära. Paigiload? Jaa, kindlalt teen ära, ma lubasin endale. Päriselt? Jaa, ma tahan sõita. Ma mõtlesin üks päev,
ei tahtnud nagu rulaga sõitma minnes päeval juba käisin, on ju, aga siis mõtlesin, oleks praegu mul paik, ma tõmbaks oma nahktagi selga ja läheks lihtsalt kruiisiks Eesti siin ringi natukene. Siin ei ole Eesti, ma nii väike ikkagi, et tunniga jõuad ikka päris pikka maa maha sõita. Sa mõtled ikkagi seda päris paiki? Ja sportspaik ikka, mulle ei mitte ükski teine mulle nunnukene, et linnukene siin tagasi, et ma olen nii vein. On asju, millest me saame telepaatist kohe aru. Ei ole sõnu vaja. Hetk tagasi oli just üks niisugune situatsioon siin. Ühesõnaga jah, ma tahan paigilube. Mul on 5 aastat pooleli. 5 aastat, aga sellepärast, et ma tegin... Mul on ainult argieksamid vaja teha ja siis ma saan kätte nad, aga mul on vaja nüüd uuesti sõitma õppida. Paigiload? Paigiload ma pean, et see on mul olnud 16 aastast saadik kinnisidee. Kellegile pole meeldinud, sest nad teavad, milline ma olen, veits crazy on ja siis nad kardavad, kui ma sinna ratta peale istun, siis ma sõidan surnuks ennast. Arvad, paned uperkuuti? Ma ei usu, et ma panen, sest mul on 9-aastane tütar, kelle pärast mina pean ennast hoidma, kuna ma kasvatan teda üksinda ja olen kõik need 9 aastat, peaaegu 10 juba. Dekaadi olen ühte last kasvatanud üksinda. Ja on väga põnev teekond olnud ja mul on nii hea meel vaata, et kõik need reisid, mis ma olen ette võtnud välismaal, ma olen tegelikult elanud Kreetal, Egiptuses, Türgis, Londonis, Portugalis. Ma olen elanud, ma pole mitte kunagi puhkusreisil käinud oma elu jooksul. Ma olen igale poole elama läinud ja tööd otsinud või töö otsinud või siit läinud tööle juba. Ja Miia on käinud siis nii Londonis kaasas minuga kui ka Portugalis Assooridel. Ehk siis Paradiisi saartel ja Miia veits oma esimese klassi seal. Ja ta oli täitsa koduõppel ikka nagu, mitte see koduõppe, mis praegu on. Me käisime 2 korda aastas, käisime Eestis ja väga hästi sai hakkama. Me jõudsime kooliprogrammi palju kiiremini läbi võtta ja mõtlengi, et kooli ei ole üldse sellistele lastele nagu Miia. Oho. Sest Miia on siuke ülihakkaja, üliasjalik ja ta saab nagu väga hästi saad näitada vaata, milline ta on, siuke kärts-mürts ja saab kõigega hakkama ja hästi loov ja ta on jah siukene. Ma pean kuidagi tunnema, ma pean seda kuidagi toetama, et siis ta käib Medunitis. Seal on, teen nüüd tasuta reklaam Medunitile, sest ma väga pean lugu nendest inimestest. See on siuke koht, kus sul on olemas erinevad õpitoad, elektrolääb, lääbid nii-öelda, siis on sul meedialääb, siis on sul mingi, mis seal veel oli, robolääb, ehk siis mingi robootikaga tegeled, elektrit õpivad, tegi mingi LED-lampe seal ja siis meisterad mingid asju seal. Ühesõnaga, jaa, siuke üliäge, see on endises Spargi hoones siis või siis endises Priia hoones või kuidas tahate seal samas Atlantidese vastas põhimõtteliselt. Ja siis ongi lastele tehtud siuke töötuba, kus siis saab õppida siukest käelist tegevust. Jumala äge tegelikult, meedia ja robootika ja kõik see on nii suur osa tulevikust, nii et ja Miia on seal omasuguste seas. Üldse, kes tahaksid nagu õppida, paljud noored on mõelnud, ma arvan, et mida õppima minna, siis tuleb nagu hästi põhjalikult läbi mõelda, et päris igast asju ei tasu minna, sellepärast, et... Jaa, see on muidu üks asi, mida ma ütlen kõigile. Kui mina olin 19 ja ma lõpetasin gümnaasiumi, siis ma kuulsin kõik, et ükskõik kuhu saaks ülikooli sisse, ükskõik mida õppima, et saaks ülikooli paberi, on ja vähegi meeldib enam-vähem, siis ma lähen nüüd saan oma ülikooli hariduse. Mina olen täiesti vastu sellele. Mina arvan, et see on minu isiklik arvamus, ma ei ütle, et see on õige arvamus, aga see on minu arvamus. Et tuleks minna maailma nägema. Ma kuulen nii paljudelt noortelt Eesti on mõttetu. Mina tulin tagasi Eestisse, ma olengi ära olnud nagu viimase 10 aasta jooksul päris mitmeid aastaid, siis tuled tagasi ja sa oskad seda. Ma olen isiklikult usun, et ma olen privilegeeritud seisus, ma olen Eestis sündinud, Eestis kasvanud, Eestis õppinud ja et üldse olla eestlane on nagu ülim, nagu minu jaoks on küll uhkus asi, et kui ma kuulen jälle, et ma häbenen, et häbi on olla eestlane, siis mõtlen, no sa ei ole kunagi eestlane olnudki, kui sa häbened oma eestlast. Kus kohas sa olid vaadal? Sa olid kuskil? No viimati ma tulingi Assooridelt. Ai, Assoorid? Assoorid on jah, see on keset Atlandi ookeani. Kus on Bora siis? Ei ole, see on Atlandi ookeanis täitsa siin Portugali ja Ameerika vahepeal keskel kuskil seal. Täitsa teistsugune koht. Ta on nagu Paradiisi saar ikkagi, meenutab natukene ikkagi seda Hawaiid ja kõik seda õhkkonna seal. Ja see on ainuke koht Euroopas, kus üldse nagu saab teed kasvatada. Stabiilne temperatuur on seal suht ja talvel saab vihma hästi palju, aga muidu on... Mingid Eesti tee kasvatajad olid ka kuskil välismaal, ma vaatasin mingi Roaldi saade oli. Ei tea, selle kohta ma ei oska kommenteerida, aga ma tean, too tee on hästi hea. Hästi lihtsad inimesed on tegelikult, sest alles aastast 2016 hakkasid charterlennud nagu sinna lendama.
ja Ryanair hakkas siis odavlennud, ennem olid kõik rikkurite teema ainult ja ma oleks hea meelega sinna jäänud, aga mul tekkisid väiksed komplikatsioonid, sest mulle tehti atendaat ja siis mul on krimmuurimine seal pooleli veel, aga ma üritan selle ära lõpetada, sest ma usun karmasse, ma ei oska vihata inimesi, ma oska viha pidada ja mis kõik persoonitunnis välja tuleb. Ja mul on huvitav elu on, see pole esimene mees, see pole esimene mees. Esimene saade tegi palju järelkaja. Meil oli esimest saadet vaatanud ka siis vist politseid ja asjad ja nüüd siin kuuled, et on atendaat tehtud ja teises saates oli meil väga põnev persoon, tehnikainimene ja meil on veel palju süksi ägedaid tegelasi tulemas, keda siis intervjueerib Kati ja keda siis intervjueerib mina, sõltuvalt sellest, et see kaamerapilt meil kogu aeg ei hüppaks, siis et toetame üksteist. Kavatsen ma ise ka vahepeal kaamera enda kätte võtta. Mina saan targemaks, saan terve peab mulle selgeks õpetama. Ja me peamegi hakkama tegema vist ilmselt korda mööda, sellepärast et siis on see asi nagu veidike parem. Ja loomulikult, kui keegi tahab oma abikäe anda, loomulikult võite tulla ja pöörduda siis ja oma kaamera kätt. Me vaatame mõlemad paati praegu. Paat sõidab mööda Emajõe. Emajõe ääres on seal üks paat. Kui mõnus see on, et Emajõe peal saad lihtsalt chillida niimoodi oma paadiga. Elu on ilus. Mul sõber ostis paadi. Kusjuures mul emal tuttavad tegid seda, et kamba peal ostsid paadi endale, siis suvel jagavad, paned, mina tahan see nädalavahetus võtta, selle kasutada. Kamba peale lihtsalt. Kamba peale. Mida sa nakatsid? Silitsed oma kõhtu? Mind häirib see kõht siin. Oota, ma häirin ka, mind ka nii häirib. See ongi märk sellest, et tegelikult tuleb hakata trenni tegema. Kes see oli? Keegi tuntis ära. Niimoodi tehakse mingi tšikid. See oli hea. See oli nii hea nägu kahjutse peale. Mastermiuksu tundi ära, ehk siis Kati Mastermiuksu on tema TikToki kasutaja nimi ja seal taga eemal mingid ratturid. Neiu pani mööda, sõitis mingi. Põhimõtteliselt jõkke põdutanud. Väga hea tipur. Aga see, et ta nii suu ammali lendas nii ära. Istume silla alusega läbi alles. See oli pull. Ma arvasin, et see on sul mingi sõber, aga... Ei, ma ei tunne. Aga kuna meil ei ole, jah. Peame siin silla all tiksuma ja... Tiksume silla all. Vanasti oli halb, kui see silla all tiksusid. Nüüd tundub, et päris kuulna. Vahepeal on nii palju põnevat juttu, et selle unustasin rekordima panna. Aga kuna meil on 2 kaamerat, siis ei ole probleemi. Siis ei ole hullu selles mõttes, jah, et noh, nii ta juhtub, jah. Kui tegijale juhtub, vaata need, kes kodus istuvad ja targutavad, neid on hästi palju. Aga võtke kätte ja tehke ise paremini. See on hea lause, see on hea lause. Alati on võimalus võtta ja hakata ise tootma sisu. Tee paremini. Kui sa kritiseerid, siis kritiseeri. Kui sa halvustad, siis jäta enda teada ja kui sa teed paremini. Jah, et paljudel on see ütlus on alati see, et sisu tootmine on ju nii imelihtne. Ei ole. Mina ütleks, et ei ole lihtne. Päris palju loovust peab olema, et üldse pidevalt midagi uut ja huvitad. Ja teine asi, mis mulle nagu on tundunud, et hästi oluline on olla mitmekesine. Ja kui sa oled isiksus, kellel ei ole nagu erinevaid huvisid, erinevaid palesid sul, siis sa lõpuks ammendud. Sa lihtsalt ammendud, kui sa ei proovi uusi asju, et on inimesi, kes on TikTokis jäänud ühte sama teemat leierdama ja lõpuks nad kaovad kuidagi sealt pildist ikkagi ära, sest nagu inimesed ütleb ära see sama asi lihtsalt. Nagu meid kõik on see koroona ära tüütanud, siis on ka teemasid, muid teemasid, mis tüütavad lõpuks lihtsalt ära, kui neid kogu aeg sama juttu ajada. Aga ma arvan jah, et selles mõttes see sama kiusamise teema on ju endiselt aktuaalne, aga ma lihtsalt ei räägi sellest nii pikalt, et sellest on räägitud. Sellest on räägitud palju. Tänasest sellest praegusest saatest sai ka veidike jälle räägitud. Ja põgusalt sai puudutatud, jah. Et päris süvitsi ei lähe. On ikka põnev siin Emajõe ääres. Elu on Tartus põnev, ma räägin. Silla all on nii ägena. Silla all saadet teha. Oleks arvanud, et nii hea on. Oleks elus arvanud. Oleme jõudnud siis nüüd nii kaugele, et teeme silla all saadet. Me oleme nii madalale langenud. Meie siseruumi saated lähevad ka paremaks, sest täna peaks jõudma mulle kohale siis valgustused, millega me siis saame teha siis ka talvisel ajal. Ehk siis kui pime ja inetu aeg tuleb, et me saaks ka saateid siis teha, et ei jääks siis valgustuse taha. Et tihti ongi see,
et inimsilm näeb ju meil väga hästi, aga mis point ja probleem on see, et me ei näe ju pimedas ruumis, meil on siin fännid tulemas jälle tagasi, et meil käib persoonitund ja siin vist on fännid, vaatavad, pilgud seisavad ja sõitsid ratastega mööda. Suud on ammuli silmad suur. Tunti vist ära ka mind, nii et paraku... Nii see on ja tegelikult Tamm räägis on nalja või? Vaata, ma olen kõigile öelnud, et ma elan Driftihallis. Oled öelnud, et miks sa Driftihallis elad? Ma olen öelnud seda sellepärast, ma ei taha, et keegi teab, kus ma päriselt elan, siis muidu ma olen esimese korrusid, tullakse akna peale koputama. Kuule, mastermiuksu! Tule tee mulle promo! Aga kõik teavad sul ju kõik karjuvad selle mastermiuksu nimega teavad või? Keegi ma ei tea, kui paljud mind reaalselt nime pidi tead. Väga harva, mulle väga meeldib, kui inimesed näiteks pöörduvad laivis minu poole, et kuule Kati, aga kuidas sellega on? Siis mul on nagu, nice, muidu on see, master. See kõlab ka päris hästi tegelikult. Master! Kuidas sellega on? Siis ma olen ei. Aga ma ei tea, kui paljud reaalselt süvenevad selle. Sinul on vaata, see nimi on nii omapärane, et... Hetkeks sain isegi mõtlema, et huvitav, mida need inimesed teevad, kes ongi siin silla all, nagu ütleme, et nad elavadki nii, nagu, et neil ei olegi kuhugi minna. Terve päev on põnev, vaata, kui palju rahvast mööda käib. Kuni õhtul külm hakkab. Hispaanias kindlasti elaks seda probleemi. Meil siin, jah, ma ei teagi, palju väljas sooja on. Ma üritan siit telefonist kohe kiirelt vaadata. 14, ei mis 14, 16 kraadi näitab, 17 isegi. No Tartus 16, jah, nii ei suuda otsustada. 16-17 ühesõnaga. 17 kraadi. Eesti häda on see niiske kliima. Niiske. Mulle Eesti kliima meeldib, kus ongi see, et mulle Assooride kliima ei meeldinud sellepärast, et talvel on mingi ilge vihmaperiood. Suvel on kuiv täiesti, vihma üldse ei tule. Üldse ei tule. Mingi 2 kuud ei tule üldse vihma. Nii. Ja siis on nagu siuke kuiv palav. No, ta ei olegi nagu otseselt kuiv, aga lihtsalt ei ole siukest veesahmakad, mis sa vahepeal suvel saad. See, mida tegelikult suvel, kui vihm tuleb maha sooja ilmaga, see on nii mõnus tegelikult, minule väga meeldib. Aga mulle Eesti kliima väga meeldib jällegi, sest ma olen olnud Egiptuses. Ülikuiv õhk lihtsalt ja see lõhnad, mis seal üleval on, need on nagu häirivad ja vahepeal nagu tahaks seda külma karget Eestimaa suveõhtu siukest... Annan teise kaameramehe kätte kaamera, mul vaja veidikene vaata, kui saab ma olen. Kaamera asukohta muud. Minust saab vaata, kui hea kaameramees. Aha, nüüd tuleb see kadunud ka välja. Ühesõnaga, kunagi ma tegin seal trenni kogu aeg seal kandis. Kus kandis? Kui ma käisin Pikamaa jooksus. Seal taga kuskil? Ja me jooksime sinna, meil oli soojendus 10 kilomeetrit. Minu lapsepõlve alasel. Siin, kes räägivad, et ma jooksin 10 kilomeetrit, tegin trenni, siis oli mul soojendus. 10 kilti oli sinu soojendus? 10 kilti oli soojendus, jah. Soojendusjooks. Ei võtnud ennem soojendusstressiga maha. Nii ole mõtet, jah. Ja siis vaatad edasi. Päris. Aga jah, ma eelmine aasta tahtsin ju MM-maas, ma lähen käin MM-maas ka puuris ära. Ma olen nii kiiksuga inimene lihtsalt. Aga praegu puuri tahad minna? Ja, ikka. Ma naiste MM-maas. Ma tahtsin tegelikult kunagi reaalselt trenni minna noorena, aga ema ei lubanud, ütles, et siis mul on varsti kole nina, et mul pidi ilus nöbi nina olema, et seda ei tohi ära rikkuda. Taotakse lambid kinni. Ei taota, mina ei karda üldse. Mul on kahju sellest tüdrukust, kes mulle vastu tuleb. Ja need, kes mind teavad, kes minuga maadelnud kas või, need teavad väga hästi, millest ma räägin. Ma ei räägi seda lihtsalt niisama. Ma ei räägiks seda, kui ma teaks. Ma olen nii enesekindel lihtsalt. Kes tahab mastermiuksuga... Tuleb müra minuga veits. Ma panen paar lukku ja kägistust peale kohe. Katiga tuttavaks saada, ehk siis ta on vaba ja vallaline. Vaba vallaline. Ja räägin kohe, et tegelikult minu eesmärk oli see, et vaata, kui ma ütlen, et MM-maas, ta on mingi luugid kinni lüüa või? Ei, ma pole üldse agressiivne tüüp tegelikult. Ma ei taha kellelegi haiget teha. Ei ole. Ei olegi. Ma ei ole tegelikult. Mulle ei meeldi näkku lüüa kedagi. Aga mulle meeldiks õppida, kuidas, kui mind rünnatakse rusikata, vaata kõik öeldud jiu-jitsu või seda ma... Ei ole. Nägid? Ei ole. Ei ole. Mis tõestasin sulle ära, et olen? Eriefekt. Ei, point on selles, et vaata, ma olen alati kaine, ma olen karsklane ka veel peale, see on nagu veider fakt, aga ma olen karsklane. Keegi usu. Ja laivis kohe küsitakse, mis sa joonud, palju sa joonud, mitu viina sees on, nagu mulle nagu eestlane ei tohi niisama õnnelik olla.
siis on veider, väga veider. Aga seoses siis sellega, oota, kus mu juttu, ma tahtsin midagi rääkida. Et ma vägivaldne ei ole. Ja minu eesmärk, miks ma läksin MMA-sse, mitte jiu-jitsusse või kuskil, kus õpetaks siuksi lukke ja kägistu või siuksi asju rohkem, siis ma tahan, et mulle tullakse rusikatega vastu ja mina suudaks selle inimese teha kahjutuks nii, et mina ise teda nii-öelda taguma ei peaks otseselt. Ma tahan leida pigem, oodata, lugeda seda kehakeelt ja õppida, et näed, siin nüüd ta tahab seda teha, et ma tean, mis see, sest ma olen kunagi kabet mänginud väga kõrgel tasemel, kus üks hetk nagu mitte keegi mulle vastu ei saanud, kui ma võistlustele sisse astusin, siis tüdrukud oli kõik, kurat, see Kati tuleb jälle. Nüüd me peame jälle 2.-3. koha eest võistlema. Ma võitsin alati kõik võistlused ära ja mind vihati reaalselt, mul ei tunne vähem. Ma sain palka. Kui ma olin laps või siis ma sain palka selle eest, et ma mängisin Tartu valla eest, sain kabe mängimisest, sain palka, nagu ma olin nii proona. Ma olin nii pro, jaa, ma olin nii proona. Ma malet kord mängida? Suht vähe. Ma tean käiki asju, aga kabes ikkagi õpid neid käiki ette mõtlema, see aitab tegelikult elus hullult edasi. Kabes saab mäng kiiremini läbi ka? Ei saa. Ei, see on vale jutt, sest inimesed, kui nad arvavad, et see on sama kujuga need nupud, et siis on lihtsam. Ei ole. Seal on samamoodi avangud, seal on samamoodi saad igasuguseid lõkse asju peale panna, nii et see on üliäge. Mulle väga meeldib. Ja soovitan, kellel on väiksed lapsed, pange mingit malet või kabet või mingit siukest asja mängima, kus peab mõned sammud ette mõtlema, sest see aitab ka tulevikus elus mõelda mõned sammud ette ja näha asju ette natukene. Muidugi mitte isiklikes suhetes, aga muud. Mitte isiklikes suhetes? Seal sa ei näe mitte midagi ette. Seal sa ei näe midagi ette. See on lokk. Kuidas sulle mul tänast lokid meeldivad? Ma nägin vaevu hullult. Sa täna lokitasid ennast, nüüd ennem saadet? Ei, ma pesin juuksed ära lihtsalt, ma ei lokita neid, mul on loomulikult nad. Enne saadet lokitasid? Vaadake. Ja ma käisin just pesus täna. Just käisid pesus? Ja mul tihti peale küsitakse, kus tegid? Vannitoas. Vannitoas tegin. Üks kombo veel, praegu avastasin, et ma saan ju tegelikult saab veel teha sinna. Antero on üks tehnikafriik. Antero on tehnikafriik, ausuna. Ma saan oma iPhone'i ka kohe salvestama panna, sest suured kaamerad täna kaasas ei ole ja ei viitsigi. Ja ei olegi vaja. Saate vaatajatele üks väike huvitav vaheseik. Siin koti sees tegelikult on üks huvitav asi. Siin käib elu. Ja see on selle sama saate audio, kes ei ole tehnikahuviline, et käite reisil, et siis ja tahate, et oleks niisugune hea heli, nagu kui meie saates, siis peate sellise asja soetama. Aga las ta jääb sinna kotti siis nüüd. Nii, kus see Kati ma rikkusin mu kana kaagutamisega ära. Kukkusin kaagutama. Ei, mul on reaalselt kunagi mõtlesin, et tahaks multikatele heli peale lugeda. Heli multikatele? Jaa, see oleks nii äge, sest mulle meeldib igast veidraid hääli teha. Siis ma reaalselt mingi hülge hääli teen siin linna peal, üldse ei häbene ka. Häbi on, aga ei tunnena. Ma olen nii veid. Mul on tihti peale sõpradel vist suht piinlik minuga koos linna peal olla. Mul tuleb vist kõrval kas ära. Ei ole. Nii. Aga jaa, et neil on vist veits piinlik minuga olla. Tulemas kohe üks mõud veel. Ehk siis sellega me teeme oma saate lõpuosa ära, sellepärast, et see saade peab ju kunagi ära ka lõppema, ega ükski pidu kesta igavesti. Täitsa uskumatult suur liiklus on siin. Jaa, siin on väga palju rahvast käib siit pealt läbi. Aga see on head rajad on siin igal pool. Tegelikult kuule, Tartu on ilus linn. Ma mõtlen minu elu jaoks nii palju, kui ma reisin tahan, siis Tartu on endiselt mu lemmiklinn. See ei ole väga suur, ei ole väga väike. Siin on hästi palju rohelust, pargid. Siis on juba tüüpil on mingi bussnuga kaasas. Ma olen veidike niisugune maailmalõpumees ka, et mul on nagu kõik maailmalõpumees. Igasugused asjad sellised eluks. Tulepulk on mul pandud sellesse kaamerakotti, sellepärast, et iial ei tea, kuna jääd metsa kaameraga. Ja nüüd on meil siis ka veel üks vaade. Nii et üks vaade, ma ei teagi, kaameraid on juba nii palju, et ei tea, kuhu panna. Nii palju, et enam ei tea, kuhu panna. Sein on äge, mulle väga meeldib seda. See on siis selline kaamera ka. Nii. Vot nii, mis meil siis veel rääkida on? Siin on räägitud 18 minutit.
palju on räägitud? See on äge. Sul on nagu mõlemal poolselt täpselt keskel. Ikka on niimoodi, et kui saade hakkab läbi saama, siis see läheb just see kaameravaade paremaks ja kõik läheb paremaks. Jaa, ootan, nüüd on siit saadik annab mõned sõidu. See käsid. Oh my god. See tuli lihtsalt kombits. Ma kuulsin raadiosaadet, kui ma sõitsin Tallinnasse mingi päev ja siis oli Alari Kivisaare mingi Sky Plussi saade, 5 aastat vana saade, kus siis Eesti kunstiinimesed ütlesid, et kõige inetum asi, mida üks mees saab endaga teha, on see, et ta kannab lühikesi pükse. Ma sain sellest trauma, ma mõtlesin sellest ikka päris kaua. Ja kui me praegu vaatame seda saadet, siis ma mõtlen, et võib-olla tõesti sellepärast, et okei, vaata, see on ainult põlls. Et karu eetris ei ole vist kõige pädevam asi. Ei ole hullu midagi, noh. Ei ole midagi, see on nagu jaburus. Arvad, et see on jaburus? Jaa, jaburus, jah. Ei no ei saa öelda, et nagu meeste karvast jalad nagu maailma kõige ilusam vaatepilt on, aga see on loomulik. Aga see on äkki ikkagi mingisugune kunstivaldkondades sükene asi või ei ole või või olla see kunsti? I don't know. Kunstivaldkonna teema? No idea. Ei tea, aga noh, ma arvan, et see ei tohiks nagu probleem olla. Mis me siis saate lõpuks ütleme? Meil on siin nüüd terve suvi ees, et kas me oleme rändama ka kuskile kondama või? Mul on ju, ma ütlesin sulle enne, mul on selle suve eesmärk. Jaa, me oleme Võrumaale. Meil on seal üks hästi andekas noor 17-aastane lauljatar, keda ka TikTokis me näeme, et tal on TikTokis mingi circa 4000 jälgijat praegu, aga mina näen, et see tüdruk veel teeb suuri tegevusid meil ja me näeme teda veel, nii et võib-olla teeme esimese intervjuu temaga üldse, et näis. Esimese intervjuu? No mida temaga üldse nagu elus annab nagu niimoodi. Temal ei ole nagu olnud siis? Ma ei ole kindel, võib-olla on, aga noh, ma ei tea, ma tunnen lihtsalt, et nagu... Üks äge vend on veel, keda ma tahaks seal kandis külastada, aga las see jääb saladuseks. Kui me paneme kaamerad kinni, siis ma räägin sel teemal. Aga mis on siis ikka, et ma arvan, et like, subscribe ja mis on kõik need follow, subscribe, jagage seda persoonitundi siis ja see oskus mul puudu. Jälgi mind. See ei ole meil saade, mis kestab ainult üks hooaeg ehk 12 osa. See tuleb mitu hooaega ja kindlasti me lähme ajas aina paremaks ja huvitavamaks. Nii et aitäh, et vaatasite ja tšau teile kõigile. Selline on siis meie saatejuht Kati. Selline on siis Kati, kes siis aitab mul seda saadet juhtida. Nii et tšau teile. Järgmise korrani. Ma arvan, et funny. Tead, keda ma mõtlesin või?